Tere, olen jälle Komatsu PC210 LCI masinas. See on siis IMC 2.0 masin integreeritud 3D süsteemiga ja täna näitan siis teile hommikurutiinid, mida tuleb masinaga teha enne tööle asumist ja tutvustan seda ekraani ja siis ekraani funktsiooni lähemalt. Käivitame siis masina. Enne ekraani siis hommikurutiinid, nagu ma nüüd ütlesin. Ja siis siin see masina ekraan siis juhendab, et mida teha tuleb. Seesama kollane ikoon siin, see tähendab, et need silindrid, need käigutundlikud silindrid, et need on lõpuni viimata ja need andurid on siin lähtestamata. Et siin on see seib, kus on see andur sees ja seda peab lähtestama. Nüüd lähtestamiseks on siis vaja need silindrid viia piirasendisse. Ja piirasendisse viimine käib niimoodi, et alguses me paneme täispöörded. See peab siin täispöörde peal olema. Ja näiteks alustame siis kopast, et viime ta piirasendisse. Ja siis hoiame kangi 2 sekundit piirasendis, et on kuulda, kuidas hüdraulika huugab ja nii peabki olema. See on siis selle jaoks, et see silinder kindlasti käiks oma käigu lõpus ära. Nüüd siis järgmine silinder teeme siis poomi oma, viime siis täiesti välja selle. Selle silindri puhul on eriti hästi näha, et miks peab seda 2 sekundit peale hoidma piirasendis. Nüüd lõpus ta nagu jõuab asendisse ja siis tahaks veel natukene minna. Nii, ja siis viimane asend on seesama noolesilinder siin. Siis ma viin ta piirasendisse ja hoian jälle 2 sekundit peale. Kui see käigutuvastus on õnnestunud, kui see ikoon on siit ära kadunud, see tähendab, et süsteem on lähtestatud ja põhimõtteliselt on siis Komatsuse raudvara ehk siis need silindrid on tööks valmis. Tuleks ka üks teine lähtestamine ära teha. Selle lähtestamise leiame siit F6 kokku. Siis läheme selle pop-up ikooni peale ja see on selline asi nagu SMÜ seadistus. Et see on siis imuanduri seadistus. See on kere sees umbes siin. Selline andur, mis siis oskab seda kere asendit võimalikult täpselt lugeda. Seda on tegelikult hea igal hommikul täpselt samamoodi seadistada. Nüüd see seadistus, see on päris hea, et ta alati juhendab, et mida teha tuleb. Nii, siin ta näitab, et ekskavaator peab olema täpselt sellises asendis. Kopp on meil õiges asendis. Punkt 2 on see, et see kabiin peab olema roomikutega võimalikult paralleelne. Et kui siis makib uksest välja, et mis ta on paralleelne. Ja tuleb jälgida ka seda, et see esimene asend, eks ju, et kabiin peab vaatama juhikute poole. Ja kui õige asend on siis saavutatud, võetate next. Eks ju, peale asendi saavutamist lasete masina stabiliseerida umbes 10 sekundit ja peale seda võtate start. Ta siis stabiliseerib nii-öelda. Ja võetud next. Tööd tegema. Nii, nüüd on masin täiesti töö valmis, tal pole siin mingisugust imumärki, tal pole siin silindrite märki ja nüüd on siis tarvis siia ekraani panna sisse projekt, see ekraan ära seadistada, et selle mis teeb teha ja seda hakkangi praegu näitama.
kui te ekraani tööle panete, siis see on see pilt, mis vastu vaatab. Et see on see niinimetatud sõitmise ekraan. Ja siin te näete lihtsalt seda masina profiili, kui teil on veel mingisugune pind, siis te näete tõenäoliselt seda pinda siin ja siin te saate masinat kuidagi liigutada, keerata, kui teil tarvis on, et saab 2 näpuga või siis niipidi näiteks. Ja seda ekraani kasutatakse puhtalt kuskile tööobjekti juurde sõitmiseks, mitte millekski muuks. Neid ekraani režiime on tegelikult 3, neid saab vahetada siit, see on siis need ütleme kaeverežiimid, et see on siis sõitmine, kus on lihtsalt see mehike, RAV tähendab, et on materjali teisaldamine ja te näete tervet masinat, aga selles režiimis automaatika juba töötaks, eks ju. Ja siis on fine, et siin te näete ainult seda koppa. Nüüd iga selle ekraani puhul, siis te võib-olla panite tähele, et siin need numbrid muutusid, et nendel ekraanidel on mitu vaadet. Ja siin saab täpselt samamoodi, saab vaadata koppa pealtvaates, siis saab samamoodi ekraani koolitada ja või siis hoopis tükiks 3 teha ja neid kõiki asju on siin võimalik vahetada omavahel. Seda saab siis teha ekraani sätetest siit peamenüüst, aga selleni jõuame hiljem. Siin on veel ütleme mõõdistamise nupp, siin on siis satelliitide olukorra nupp, siin on koppa vahetuse nupp, kui teil on masinal mitu koppa ja kõik on siia masina sisse seadistatud, siis põhimõtteliselt on võimalik siit seda koppa vahetada. Siis mis siin veel on? Saab valida, kas on jäik kopp või on maneerkopp, et saab kallutada. Siis on meil offseti nupp, siia saab offseti lisada, aga selleni on täpselt samamoodi hiljem. Siis on peamenüü, sellest räägin ka mõne hetke pärast ja praegu ma näitan seda. Ja praegu ma näitan seda satelliitide nuppu, mis on punane. Kui see nupp on punane või kollane, see tähendab, et masinal on mingisugune vajalik komponent tööks puudu. Antud juhul siis näete, ta kirjutab, et raadioühenduse ootamine. See siis tähendab seda, et masinal pole parandusandmeid. Et tegelikult masin satelliite näeb. Ja kui me rääkisime parandusandmetest, siis parandusandmeid on selle jaoks tarvis, et see siil läheks oluliselt täpsemaks. Nii, mis siin veel on selle nupu all? Et siin on, te näete erinevaid vahelehti. Fix näitabki teie satelliitide olukorda, et kas teie antennid näevad satelliiti ja missugune on teie hetketäpsus. Positsioon näitab siis kopa asukohta, et siit saab kiiresti vaadata, millistel koordinaatidel ja millisel kõrgusel teie kopp asub. Satelliidid, siin saab sellist asja muuta nagu maskinurk. Mis siin veel on? Info. Kui satelliit ei näe või siis raadioühendust ei saa või midagi, siis saab siin teha kiire reseti ja ta siis näitab siin raadioühenduse kvaliteeti, ta näitab, et missuguses formaadis meile parandusandmeid saadetakse, milline on siis selle signaali vanus, see number peaks olema 0, 1 või 2, eks ju, ja see peaks olema 100, et siis on ühendus hea. Nii, mis siis edasi? Selle kusjuures me seadistame siin mõne hetke pärast ära, see on kohe järgmine samm, aga alguses ma näitan need vahele ja lõpuni. Siis plaanimine, see on selline, nagu ilma teada mõnes mõttes, et ei ole nagu kõige täpsem, aga võib-olla infoks ikkagi aitab. Ja mis ta teeb siis, et masin enam-vähem teab nende satelliitide andmete põhjal, et kuhu need satelliidid siin taevalahutuse peal liiguvad ja siis ta oskab prognoosida, et sõltuvalt enda asukohast ja sõltuvalt satelliitide asukohast, mis hetkel on milline täpsus siis masinal. Ja siis viimane vaheleht on siis niinimetatud täpselt, siin on olemas baasjaama tootjat võib valida. Üldjuhul siin midagi muuta ei tule, et ta suudab ise ilusti tuvastada selle baasjaama tootja, ühildub siis kõikide baasjaamadega, olgu siis Topcon, Leica, Trimble vahet ei ole. Ja siis siin võib mõned need satelliidid ära välja lülitada. Nii, aga nüüd parandame selle punase nupu siin ära. Parandusandmeid saab siis paigaldada või siis seadistada siit peamenüüst, see on siis peamenüü nupu, kogu põhiline elu käib läbi seda peamenüü nupu. Vaatate peale ja siin siis tuleks minna siia viimase nupu peale, masina seadistus, see on siis GNSS-i konfigureerimine ja siin all on tegelikult raadiod.
siin esimesel lehel me ei muuda midagi, teisel lehel ei muuda täpselt samamoodi midagi. Kui siin midagi ära muuta, siis ei saa ütleme ekraan enam selle aparaadiga siin ühendust. Ja kui te ei saa siin ühendust, siis te ei näe satelliiti, 3D ei tööta, midagi ei toimi. Ja siin olemegi raadiote juures. Nüüd parandusandmeid saab kahte pidi. Üks on siis läbi mobiilside andmete, ehk siis töötab otse must kast siin. See Sierra, kus on peal kirjutatud, see on siis läbi mobiilse interneti, seal sees on SIM-kaart. Ja siis teine variant on siis läbi baasjaama ehk siis raadio, et see on siis ilmselt siis see UR1 UHF antud juhul, et siis töötab see väike satelliitraadio. Et minul siin baasjaama kuskil otseselt paigaldatud ei ole, et mina töötan praegu läbi mobiilside interneti ja mina valin siis selle otseühenduse. Nii, otseühenduse jaoks on vaja mitut asja. Esiteks on vaja see otseühenduse teenus, VRS, Entry, see teenus endale osta. Et seda saab siis 3 ettevõtte käest, et lööge Google'isse, leiate need ilusti ülesse. Ja siis need ettevõtted annavad teile ühenduse kas aastaks või kuuks või mingisuguseks muuks ajaks ja annavad teile 3 asja veel. See on siis nende IP-aadress, serveri IP-aadress, siis on teie kasutaja nimi ja parool. Selle IP-aadressi peate sisse kirjutama siia baasi IP või siis pordinumbri. Ja kui ma tahaksin siia mingit muud IP-aadressi kirjutada, siis ma peaksin seda siia kirjutama, eks. Nüüd, kui te kasutate vaheldumisi, et kord ühte, kord teist, siis te võite näiteks uue selle ühenduse puhul algus valida 0 read, siis siia sisse kirjutada, mis iganes ta baasi IP-aadress on, eks ju, panna pordi number, siin antud juhul, antud masinas pannakse port läbi selle kaldkriipsu, et mõnes teises kohas kirjutatakse portkooluniga, siin on kaldkriips näiteks. Ja siis ta jätab selle meelde, et siis te saate järgmine kord valida seda numbrit. Kui teil on siin neid mitu, siis te saate niimoodi mugavalt valida. Nii. Siis järgmine asi, mis on see, et kasutaja nimi ja parool. Siin on siis kasutaja parool. Ja kui teil on vähemalt õige IP-aadressi kirjutatud, siis te võite need kinnituspunkte alla laadida. Ja kui kinnituspunktid alla tulevad, siis teil tekib siia selline parandusandmete võimaluste list. On hästi palju erinevaid ja mina kasutan siis antud juhul VRS RTCM 3.0, et peaksite ise teadma siis, et milliseid tuleks kasutada. Ja kui siis parool ja kasutajanunnus on sisse kirjutatud, vajutate seal OK, siis saadute jälle sellele ekraanile, vajutate edasi. Nüüd masin teavitab teid, et masin on valmis tööks, et ta sai kõigest aru, mis te talle sisestasite, vajutate lõpetada. Ja siis ta korra ühendab ennast kõikidest nendest satelliitidest lahti ja siis ühendab uuesti tagasi. Ja selle tulemus on siis see, et meil läks see satelliitide pilt roheliseks. Nüüd on masin töö valmis. Nüüd oluline hetk, et kui meil enne oli see horisontaalne ebatäpsus 70 cm, siis antud juhul on meil 7 mm. Selline asi on ka parandusandmete valikul, et need parandusandmed nad võiksid satelliite toetada. Et antud juhul me siis nägime Galileo satelliite, Beidou satelliite, aga kuna meil parandusandmed neid vist nii palju kui aru saab, neid ei toeta, siis me ei saa neid hetkel kasutada. Edasi. Nüüd siis, et automaatika üldse tööd teeks, on meil vaja projekti, et lähete sellelt sõiduekraanilt, peaekraanilt, kaevaekraanilt siia peamenüü nupu peale, valite projektifaili seaded, siis valite projektifailid ja siis valite uus. See asi võib siin olla märgitud, teist ei ole tarvis märkida. Ja nüüd te peate sellele projekti kaustale nime panema. Okei, jätame siis tuleviku tee. Näete, tekkis selline kaust. Aga võib-olla see masin läheb kuskile, ma ei tea, Tartu maantee peale ehitama midagi. Siis äkki Tartu maantee ka. Näete, neid kaustud tekkis siia
mitmeid juurde. Nüüd ma olen praegu siin Baltimi hoovis, ma tahan Baltimi hoovis tööd teha, kui ma siia mingit infot lisan, siis ma tahan selle info saada siia tuleviku tee kausta. Ja siis ma võiksin valida tuleviku tee ja võetada OK. Nii, nüüd ta laadis selle kausta meile sisse, tegi nii-öelda aktiivseks, nüüd ma peaksin siia pindasid sisse panema. Tegelikult üks projekti lisamise võimalus on veel ja see on siis USB-ga. Et teil peab siis sama projekt olema USB peakaustas. Nüüd pannakse see USB siia sisse. Vajutate kopeeri. Mul on tarvis USB pealt kopeerida siis minu projekt. Ma olen kunagi siin Baltimi projekti näiteks teinud. Näiteks kopeerime siis selle sisse. Olemas, näete. Et kopeerisin siis selle Baltimi projekti siia, Baltimi nimega projekti ja kopeerisin selle test ise projekti siia ja näete, panen näiteks selle aktiivseks, eks ju, siis ta näitab mulle siin näete testpind. Et selles projekti sees oli pind olemas, see pind tuli kohe siia pindade kausta ise, ma ei pidanud midagi kuskilt kopeerima ja siis selle pinna tegin siis aktiivseks selle aktiivse sektsiooni alt. Kui ma läksin mõnel teisel objektil, näiteks kujutame ette, et on selline imelik objekt, sellise imeliku nimega nagu test ise, panen selle tööle, siis jälle need pinnad, mis seal kausta sees olid, kukkusid mul siia pindade nimistusse ja siis siit ma saan siis aktiivse sektsiooni alt saaksin valida, et missuguse pinna järgi mina täna tööd teen. Võiks, ma ei tea, kaldpinna näiteks panna. Ja nii, näete, palun, see pind on mul nüüd olemas, nüüd see kuvab pinda kuidagi üsna huvitavalt. Aga põhimõtteliselt ta näitabki, et siia on meil üks pind, mis on projektis, siia on meil teine pind, mis on projektis, see roheline on meil siis aktiivne pind, mille järgi me tööd teeme ja kui ma kaevama tahan hakata, siis ma pean valima selle mingisuguse kaeverežiimi ja siis ta hakkab mulle näitama, et kus on minu kopp selle pinna suhtes, eks ju. Näitab seda pinna geomeetriat, ma olen pannud niimoodi ka, et ta näitab mulle selle kopa kaldeid ja siis seda kõrguse punkti. Kui see tundub liiga kirju, siis saab neid vaateid siit ilusti ja lihtsalt vahetada. Nii, aga läheme korra projektide ja pindade juurde tagasi, et võtame nüüd selle variandi, kus meil ei ole midagi ette tehtud. Ja võtame siis selle tuleviku tee, eks ju. Näete, siin pindasid ei ole, mitte midagi puudub. Aga ma tean, et mul on ühes teises projektis on see pind, mis mulle sobiks ja see teine projekt on mul siin USB peal. Et ma saaksin tegelikult sellest teisest projektist võtta pinna ja panna siia siis projekti sisse. Selle jaoks me läheme siis siia pinnad, import ja siis ta küsib jälle, et kust ma selle projekti võtan ta. Hetkel pakub mulle, et ma võtan siit samast ekraanist kuskilt teisest projektist mingisuguse pinna ja ta pakub esimese hooga kohe pinda, seda te saate vaadata just nende faili laiendite järgi, et TN3 on pinnafail, aga meil olid projektid ja näete, meil on siin erinevad projektid, kust me võiksime mõne pinna näpata ja võiksime näiteks testi ise, vaatame, mis siin testi ise sees on, näitab, et meil on 4 pinda, näitasin just selle kaldpinda, eks ju. Valime selle sama kaldpinna, edasi, lõpeta. Nüüd on siin olemas üks pind. Nüüd pindade importimise puhul on hea teada, et see masin suudab importida pindu, teoreetiliselt vähemalt ka AutoCAD-i failidest. Et kui teil on mingisugune kolmnurkade pinnafail TVK formaadis, siis võib-olla ei pea seda konvertima mitte mingit pidi, vaid võiks selle TVK-ga otse katsetada, et panete selle TVK siia sisse, valite, äkki on see TVK teil USB peal, eks ju, ja siis üritate siit pidi pinna sisse saada. Nüüd, ja siis on veel see võimalus, et me teeme pinna ise käsitsi ja siis käsitsi tegemise jaoks olete jälle selles pinna menüüs, valite uus, panete sellele käsitsi tehtud pinnale, panete nime, valite, mis pinnaliik on, kas on tasapind või on kalletega pind või on veel mingisugune variant, siis saate selle kopaga
see on hea mõne ajutise pinna tegemiseks või kui te lähete kuskile objektile, kus pole geodeet enne käinud ja midagi ette võtnud näiteks. Panete kopa maha ja siis te ütlete, et mõõda kopaga punkt, ma ei tea, võta meetri keskelt, siis ta teeb mõõtmise ära. Ütleb, et meil on siis kopp asub nendel koordinaatidel, võib-olla te teate selle nii-öelda sihtpinna kõrgust, äkki see koht, kuhu te läksite, tahab, et tal oleks siin palju, umbes 9 sentimeetrit nii-öelda kõrgemal see kiht, siis te võiksite siia kohe kirjutada näiteks 60. Ja õige. Võtate lõpetaja ja nüüd teil tekkis üks tasapinn. Nii, masin paneb alati viimase loodud pinna teie aktiivseks pinnaks. Just me tegime selle pinna tere, nüüd ta näitab siin aktiivseks sektsioonis, et siin on siis meie pind. Nüüd kui me läheme välja, kui enne oli see roheline joon oli nagu kaldpinna järgi, siis nüüd on meil see roheline joon on tasapind. Ja siis siin oleksime umbes selles õiges kõrguses. Ja nüüd siis jääkski üle põhimõtteliselt see, et paneks automaatika tööle. Automaatika tööle panemine käib siis siit nupust, plastikust. Nüüd järgmised olulised asjad, et kui teil on see kõik ette valmistatud, siis oleks tark alguses masinat reeperi peal kontrollida. Nüüd reeperi pealne kontroll käib läbi selle koordinaatteljestiku nupu. Vajutate koordinaatteljestiku nupu peale, siis peaksite siis, ma ei tea, oletame, kus meil see reeper võiks siin olla. Teeme näo, et see tume laik on siin meie reeper. Siis panete siia kopanurga peale, eks ju. Valite, kus kohast te mõõdate. Parem nurk, mõõdate. Ja kui te saate teada, et reeper pidi olema näiteks, ma ei tea, 57. Nii, nüüd me tahtsime kõrgemale minna, siis me kirjutame siia lahtrisse selle kõrguse miinusega. Ütleme okei, läheme uuesti siia märgi peale, et vaadata, mis meie kõrgus on. Nüüd ta näete 56, 82 asemel, näitab ta meil 57. Kui teil on mingisugune kõrgusparand aktiivne, siis see nupp on siin kollane. Nüüd mul ei õnnestunud see kuidagi ära nullida, nullime siis siit pidi ära, kinnitame. Näete, nüüd ta ei ole enam kollane, nüüd see tähendab, et ei ole mingi kõrgusparandid sees. Offset on selline tihe tööriist, mida te kasutate ja siin on hästi lihtsaks selle offseti määramine muudetud. Üks variant, mis on, eks siis näed, saab siit ekraani pealt seda offseti muuta. Ja siis on nendel joystickidel on täpselt samamoodi olemas. See siis lisab. Ja see nupp siis teeb offseti väiksemaks. Et kui teil on mingisugune suur offset nooletav 40 cm, siis siin te peaksite ikka pikalt klõpsima enne, kui see 40 siia tuleks. Siis te saate offseti muuta selle sama nupu pealt, lihtsalt kirjutate siia kohta sisse, et 40 cm on nihastada kuskile. Aga teinekord, kui te panete siia projekti sisse, siis lähete siia ekraanile ja siis ta näitab siin niisugust punast kirja, et masin on lokaliseerimata. Mida see tähendab, on see, et masin ei tea, mis riigis ta asub. Ja siis peab ise talle paika panema käsitsi tema asukoha. Ja siis selle paika panemise jaoks tuleb minna siia peamenüüsse, tuleb minna siia projektifaili seadmetesse, siis minna siia kontrollpunktidesse. Siis kontrollpunktide all on meil koordinaatsüsteemid ja koordinaatsüsteemidest tuleb siis määrata kaks asja. Üks on siis geoid ja teine on siis projektsioon. Projektsiooni all te leiate siis Eesti koordinaadid ja Eesti koordinaadid kahjuks ei asu meil Euroopa all, vaid ta asuvad meil
globaalsete koordinaatide all, siin on siis seesama Eesti. Et saate valida, läheme tagasi koordinaatsüsteemidesse, see peab olema kasutaja eelmääratud projektsiooni. Ja siis teine asi, mis on, et te peate kindlasti oma objekti juhilt või siis sellelt inimeselt, kes selle projekti tegi, kindlaks tegema ja teada saama, mis geoidist see töö käib. Et Eestis on ristkasutuses 2 erinevat geoidi, üks on Kroonlinna nulli järgi tehtud ja aastast 2017 kehtib meil siis Hollandi Amsterdami nulli järgi tehtud geoid. Et kui see kopp saabub siis kuskile objektile, tuleb alati üle küsida, et millises geoidis see projekt tehtud on. Probleem, et miks seda tuleb teha, et miks seda tuleb alati jälgida, on selles, et sõltuvalt geoidist võib see kõrgus siin erineda, ütleme, ma ei tea, 15 cm, 12 cm, mõnest muus kohas, võib-olla vähem kui 10, aga asi ongi selles, et projekteerija näiteks eeldab, et te teete siin mingisuguse kõrguse 39-20, teie teete vales geoidis 39-20, te näete seda õiget numbrit justkui, aga kui tema tuleb kontrollima, siis tema näitab näiteks 39-40, ja siis tuleb välja, et te olete terve selle projekti teinud 20 cm valesti, sellepärast, et te ei küsinud, mis geoidis see projekt on. Ja siis tuleb hakata ümber tegema. Nii, mis siis edasi? Näitan veel neid menüüvalikuid. Projektifailide seadmete all, kui on hästi kirju projekt, et näiteks Tartu maantee ehitused, seal on hästi palju erinevaid kihte, jooni, kõik on erivärviline pilt, mis vastu vaatab ekraani pealt on väga kirju. Et on keeruline aru saada, mille järgi tööd teha. Siis selle lihtsustamiseks võib minna siia kihtidesse ja üldjuhul, kui on selline keeruline projekt, näiteks AutoCAD-i DVK failist siia laetud, siis neid kihte on siin palju ja neid kihte saab siis, ma teen praegu näiteks ühe, neid kihte saab siis siin välja lülitada. Vajutad ei, siis seda kihti enam näha ei ole, see pilt läheb siis lõppkokkuvõttes puhtamaks. See ongi siis lühidalt ekraani kohta kõik, et võiks korra paar automaatset tõmmet teha, aga mulle meeldiks selle jaoks siis tasapind palju rohkem. Võtan siis nihke ära alguses. Nüüd kui ma siis mõõdan seda tasapinda teen, siis ta ei nihesta seda kuskile vaikimisi. Nüüd võtan ka siit offseti ära. On kõik nullis, masin on nullis, siis ma tahan seda tasapinda enda jaoks, siis ma lähen siia peamenüüsse, projektifaili seaded, valin pinnad, valin uus, valin siis nime, tasandi pind, mõõdan siis selle punkti, panen keskelt, lõpetan, panen aktiivseks, lähen välja ja